Täna räägime Volbriööst. See on kevadine tähtpäev, mida tähistatakse 30. aprilli õhtul. Paljud inimesed ootavad seda päeva, sest see on rõõmus ja veidi salapärane aeg. Volbriöö on vana traditsioon, mis on olnud Euroopas tuntud juba sajandeid. Volbriöö nimi tuleb pühakust nimega Valburga. Tema mälestuspäev oli kevadel ja nii hakkasid inimesed seda aega seostama kevade saabumisega. Aja jooksul segunesid kristlikud kombed ja vanad rahvapärimused. Nii kujuneski välja Volbriöö, mida me tunneme tänapäeval. Vanasti usuti, et Volbriöö on eriline öö. Inimesed arvasid, et sel ajal liiguvad ringi nõiad ja muud üleloomulikud olendid. See ei olnud hirmutav igas paigas, kuid paljudes külades oldi ettevaatlikud. Et end kaitsta, süüdati lõkkeid. Tuli oli oluline, sest inimesed uskusid, et tuli puhastab ja hoiab halva eemal. Lõkke ümber kogunes kogu küla. Seal lauldi, räägiti lugusid ja tervitati kevadet. See oli aeg, mil inimesed tundsid end ühtse kogukonnana. Lõkke andis soojust ja valgust ning see oli märk uuest algusest. Kevad oli saabunud ja loodus ärkas ellu. Eestis on Volbriöö eriti populaarne tudengite seas. Tartus on Volbriöö üks aasta suurimaid pidusid. Tudengid panevad selga värvilised kostüümid ja teevad lõbusaid rongkäike. Valitakse Volbri kuningas ja Volbri kuninganna, kes juhivad pidustusi. Linn täitub muusika, naeru ja rõõmsa meluga. See on päev, mil inimesed saavad korraks unustada igapäevased kohustused. Volbriöö on olnud oluline ka kirjanduses ja kunstis. Euroopa kultuuris on nõidade öö tuntud motiiv. Näiteks Goethe teoses Faust kirjeldatakse Volbriööd kui suurt nõidade kogunemist. Ka rahvajuttudes räägitakse sellest ööst kui maagilisest ajast, mil maailm on veidi teistsugune. Need lood on kujundanud meie ettekujutust Volbriööst kui müstilisest ja erilisest päevast. Tänapäeval on Volbriöö pigem lõbus pidupäev. Inimesed ei usu enam nõidu, kuid traditsioonid on jäänud. Lõkkeid tehakse endiselt, kuid rohkem seltskonna pärast. Kostüümid ja maskid on muutunud mänguliseks osaks pidustustest. Paljud inimesed teevad fotosid ja jagavad neid sotsiaalmeedias. Volbriöö on saanud kevade sümboliks ja rõõmsa koosolemise päevaks. Volbriöö annab võimaluse tähistada kevadet ja nautida värsket õhku. See on aeg, mil inimesed tulevad välja, kohtuvad sõpradega ja veedavad mõnusalt aega. Kuigi kombed on muutunud, on Volbriöö endiselt oluline osa meie kultuurist. See ühendab vana ja uue, ajaloo ja tänapäeva. Volbriöö tuletab meile meelde, et kevad on uus algus ja valgus tuleb alati tagasi.